Tere, tere, müstilise šamaani ennustuskaardide kuulajad ja vaatajad. Sinu ees on 4 kaarti ja vaikselt minu jutu taustal võid sa juba silmitseda neid kaarte, neid värve, vaatad seal võib-olla kas numbreid või mingisuguseid sümboleid, vaata, mis sind kõnetab. Aga praegu on kaksikute aeg, mis paneb liikuma meie mõtted ja sõnad. Võib tulla ette palju ootamatuid võib-olla uudiseid, ka kohtumisi, kirju, vestlusi. Kõik käib, see info nagu liigub kiiremini ja need vestlused võivad veel hargneda hästi mitmes suunas veel, et hakkad ühte asja hakkad küsima ja juba isegi vastust ei saa ja on juba teine lause ja teine mõte. Aga selle info baasil me peame ikkagi vaatama, et me ei hakkaks üle reageerima, sest mõnikord tuleb ikkagi sellist, miks sa seda ütlesid ja noh, hästi palju võib tulla sellist arusaamatusi, kui infot on palju. Selle kaardi ladumise mõte on jälle ikkagi peatuda hetkeks ja vaadata, et milline sõnum siis praegu tahab sinu juurde tulla. Ja eks siis vali sisetunde järgi üks kaart. Vaata või kõik kaardid kuula üle, vahet ei ole, see on sinu valida ja ära peaga mõtlema hakka siis see või seal, kus see pilk ikkagi peatub, vot siis see kaart vali. Tundub, et sul on vaja seda infot. Pigem on see, et kaardi lugemise pealkiri peab kõnetama kõigepealt. Jah, nii et võta siis aega, hinga rahulikult ja võib-olla sa isegi ütled endale või küsid kõvasti, et millist sõnumit on mul praegu vaja kuulda. Jah, ja vali endale kaart, mis sind kõige rohkem kutsub. Sina, kes sa valisid tulekaarti, siis me kõik teame, sina kindlasti kaasa arvatud, et tuli on üks väga suur loodusjõud. Kas me vaatame seda tuld, kas me põletame sõrme ära, kas me võtame päikesesoojuse tuld, see kõik on hästi suur eluenergia ja tulega peab alati arvestama, et ilu ja soojus võib kaoseks muutuda. Mina näen siin kaardi peal, siin on 2 südant. Üks on ühtepidi, teine on teistpidi. Kui me nüüd räägime informatsioonist, siis ma ei ütle, et anna andeks või see, aga kellegile siin võib tõesti tulla armastuse lahkumise tuline sõnum, sest siin on ühel on armastus nagu ära kadunud, jah. Ühel on veel täiesti suur see armastus, aga teisel on kahvatunud, see süda on kuidagi väikseks jäänud. Need südamed on täiesti tagurpidi, üks on ühtepidi, teine teistpidi, nagu ma ütlesin, ja nende vahel ei ole enam sellist sulamist või sellist, ma ei saa ütelda sädet, vaid seal ei ole seda head soojust. Võib-olla ongi see, et sina, kes sa kuulad, et teil on mingisugused sõnelemised ja te ei saa nagu kurjust nagu üksteise vastu lausa sellist natukene tulist sõnasõda. Aga teine, kes ma siin ka näen, kes sa siin kuulad, et kui see sinul ei ole seda sõnumit, ei ole tulnud või ei tule, siis tead, mul on selline tunne, et nagu peoga võtad seda tuld nagu sooja vett ja see tuli ei kõrveta sind. Selline ja mulle tundub, et sa hoopiski
see tulekaart toob sind kuidagi südamesse ja sa saadki infot kellegi midagi väga sellist õrna infot hoopiski. See ei ole just nagu armastuse info, vaid keegi väga-väga heatahtlikult nagu suhtub sinusse. Et üks info ühele on tõesti selline karmim ja teisele on ta hästi südamlik informatsioon. Siin ma kohe kätega antakse seda nagu soojust võib-olla, aga mis ma võin ka ütelda, et kui sa selle kaardi võtsid ja ongi mingisugused lahkhelid, siis keegi tuleb ja kallistab sind. Keegi silitab sind ja hoiab sind, et sa suudaksid jälle nagu koos ennast hoida. Et siin on sellist soojust ja hoidmist on kohe nagu juures. Siia kaardi kõrvale võtsin teise kaardi ja nagu sa näed, meil ükski informatsioon, ükski asi, mida me elus teeme, ei ole niisama. Ja mulle tundub, et see lahkuminemise kaart, see jah, võib-olla see tuli, et ta nüüd tuli ootamatult, aga see uss on seda nahka juba enne ajanud. Siin ei ole niimoodi, et siin enne kõik oli ilus ja õnnelik ja siis ühtäkki ei ole. Siin näitab seda, et kellelgi ikkagi kas sinul või siis partneril on see juba läbi käinud ja ma näen siin, see on see ülevalt alla mõtlemine. Täiesti kummagi on juba ülevalt alla mõtlemine käinud, et kui ma teen niimoodi, kas ma siis teen seda, kas ma lähen, kas ma ei lähe, kui ma lähen. Siin on täpselt nagu ülevalt, kui sa šakratesse usud, täpselt selline tunne, et kõik šakrad on läbi töötatud. Kroonšakra, kolmas silm, kõrišakra, päikesepõimik ja nii edasi, kõik on nagu läbi töötatud juba enne kui tegelikult see tuli plahvatas. Nii et samas ma näen, et see on nagu väga hea, et minu jaoks tuleb nagu see madu ikkagi puhastama. Et tuli puhastama, madu tuli puhastama, et võimalik on ainult edasi minna nagu graatsiliselt. Vaata, nii nagu lookleb see värske madu minema mõnusalt. Et ja see maakaart tuleb ütlema, et teate, ärge tehke draamat sellest. See on õppetund. Ja kolmas kaart, mis välja tuli siia, on hingeotsing. Siis kui sa vaatad neid 3 kaarti, siis ma ütlen, et nojah, mis mul üldse et mulle piisab, kui ma võtan ikkagi ühe kaardi välja ja ma juba tean. Hingeotsing. Kui tõesti need uudised meid raputavad, põletavad, võib-olla tuhaks muudavad, siis kild-killu, tükk-tüki haaval me saame alati ennast kokku korjata. Ja ka siin see hingeotsing, see lihtsalt aitab sind taastada oma energiat, oma entusiasmi, oma soove. Ja üks, mis mulle hästi siit nagu tuleb, et kui sa oled teinud meditatsioone, siis võta siit see meditatsioon, kus sa tood oma hingeosakesed tagasi. Mulle väga tundub, et seda kiiremini sa nagu endasse tuled ja sellest olukorrast välja tuled. Et siis sa oled nagu tervik saad olla. Sa oled nagu selle loomisega siis üks. Kutsu ennast sinna tagasi. Nii et tagasi enda keskmesse, ükskõik, see on sinu õppetund ja see on väga ilus õppetund. Nägija, sina, kes sa valisid põhikaardiks nägija, missugune informatsioon sind siis
peaks sinu juurde tulla. Mulle tundub, et pigem oled sina see, kes kellelegi informatsiooni viib ja ausalt öelda oled sa natukene kartnud minna ja rääkida. Mis iganes elualal või kellel sulle seda on vaja rääkida, olgu see nüüd töö juures või peres, mingisugust, sa ketrad oma peas mingisuguseid detaile, kas ma ütlen seda, kas ma teen seda. No kogu aeg on niisugune, sa ei taha ennast nagu lolliks teha, tahad nagu ikkagi tark välja näha või sellist ja samas noh, võib-olla oled sa ka näiteks siin tõesti käed südamele pannud ja küsinud nagu kõrgemalt jõududelt, et kas see on õigus, kui ma niimoodi teen? Kas see on hea, et ma niimoodi räägin? Sellepärast, et see rääkimine toob sulle ise mingisugust muutust, jah. Et ja sa ise võib-olla, sa igapäevaselt nagu otsid ridade vahelt midagi, et äkki laheneb see ilma sinuta ära. Nii et siin sel puhul ei ole mitte see, et sulle tuleb infot ja väikeste tükkidena võib sulle ka infot tulla, sellepärast et sa ise otsid seda. Jah, sa täiesti otsid seda, et näeksid seda mustrit, et kuidas ma rääkima peaksin. Nagu eeltööd teed niimoodi, et sina oled see sõnumi tooja ja selle kaardiga mina isegi ütleks, et vaata seda oma intuitsiooni peaksid sa usaldama. Ja miks ka mitte, loomulikult tuleb siia visiooni otsing kohe, nagu ma ütlesin, hakka iseennast usaldama, siis see visiooni otsing, see ütleb praktiliselt sedasama, et sinu tee on sinu tee. See, kui sina seisad vastamisi oma hirmudega ja nagu mitte ei ületa, vaid sa vaatadki seda hirmu ja küsid endalt, et aga mida ma kardan? Ja siin võidki, miks ma kardan seda infot anda, miks ma kardan rääkida, sest sa kardad seda, et äkki keegi hakkab naerma, äkki keegi ei usu sind, on ju. Kui siin praegu mul rääkides tuli isegi see, et võib-olla sa tahad näiteks töö juures raha juurde küsida, siis see hirm on see, et äkki nad ei näe, kui hea töötaja sa oled. Ükskõik, kellele sa midagi hakkad tõestama, järelikult on siin sinu enda tõestamise vajadus, jah, siis sa oled suutnud tegelikult juba mõelda, et sa oled suurem, võimsam ja targem, aga kuidas seda teistele nagu selgeks teha. Siin vaata, need visioonid on see, et aga kirjuta endale välja näiteks. Kirjuta kõik võimalikud ja tänapäeval võta veel AI appi ka. Kirjuta sinna kõik, mida sa oskad ja lase tal nagu genereerida veel mingisuguseid asju. Et siin on nagu selline, mina ütleks selle visiooniga, et jah, sul on vaja nagu mingisugust uut algust praegu saada või teha. Nii, ja ma üldse ei imesta, et viimaseks kaardiks tuli spiraal ehk mis on sinu sisemine tõde või õpetus selles olukorras, siis spiraal on kahtepidi liikuv. Ta käib kas ühtepidi kinni või teistpidi hakkab lahti hargnema. Ja mulle tundub, et praegu on sinu enda teha. Kas sa hakkad seda olukorda, mis sul on tekkinud, varjama ja kinni keerama või hakkad sa seda avalikustama, avalikult näitama. Siin sinu enda meeleolud võivad siin hästi kõikuda. Ma näen seda, et mingi hetk täpselt nii nagu, et kui päike paistab, meil on soe, siis tunned, et jaa, ma teen selle ära.
ja mingi hetk ma näen, et sa oled kohe kurb ja mõtled, et ma ei tee mitte midagi, ma ei taha mitte midagi, äh, äh, ja jääd nagu kinni, siis spiraal äh, tuleb nagu ütlema, et me võime tegeleda enda vigadega, me võime tegeleda teiste vigadega. Aga mõned asjad meie elus peavad nagu loomulikult juhtuma või loomulikult edasi minema. Ja sellepärast ongi see, et nagu ma enne ütlesin, et kas laskud sügavusse selle spiraaliga või on taassünd. Ja leia see õige aeg, selline tunne, et sa pead väga sisemiselt nagu aru saama, millal infot edasi anda. Et kui sul on kõik need elemendid ja kõik info on koos, kunas, kellele, no arvata on, et sa juba tead, kellele rääkida, aga millal ja milliste sõnadega seda edasi anda niimoodi, et need tunded ei käiks üle pea, et see olukord ei kasvaks mingisuguseks siukseks tornaadoks ja samas ei tohi see olukord ka sissepoole keerduda, et me enam ei räägi, me oleme kurvad, me oleme vihased, me ei suhtle. Nii et mulle täitsa tundub, et ma ei tea, kas sa kerid lõnga või ei keri lõnga, aga selline tunne, et kõnnid toas ringi ja kerid ja mõtled sellesama süsteemi peale. Kerid ühte kera ja siis hakkad sedasama kera lahti arutama ja kerid nagu teist kera. Ja vaata, siin on minu jaoks see, et senikaua, kuni sa ei ole leidnud neid õigeid sõnu ja õiget aega, ära tee mitte midagi selle infoga. Sina, kes sa valisid keskmaailm ja ongi, et milline sõnum siis sinuni tuleb, missugune sõnum tahab sinuni jõuda. Natukene on siin minu jaoks rahasõnumit, sellist külluse sõnumit. Küllus ei ole õige, rahasõnumit, jah. Väike selline, see ei pea olema, et sul tuleb hunnikus raha, vaid siin on nagu selline reaalne otsavaade mingisugusele rahaga seotud olukorrale. Jah, niimoodi on õige. See on selline nagu hästi, nüüd ma saan aru, nüüd ma oskan toimetada ja siin võta nagu tänuga vastu, sest mulle tundub vahepeal, et kui siin ongi rahaga tegemist olnud, siis sa oled nagu küsinud kuskilt raha. Sa oled, isegi kui sa oled universumilt seda raha küsinud, vahet ei ole, aga sa oled nagu, mulle tundub, et sa oled kohe väga-väga nagu selle, nagu südamest oled küsinud, jah. Südamest oled küsinud ja mulle tundub, et just sellepärast, et sa oled kohe kogu hingest asja juures olnud, siis see, ma ütleks taevas ja maa ja inimesed ja loomad ja linnud ja nad tulevad appi. Nad tulevad sellel kohal appi ja sa saad just nagu sellist, ma ei saa ütelda, et tuleb mingisugune rahalaev, aga sa saad abi just sellisel kujul, nagu sul ongi tegelikult vaja, et sa saad nagu edasi liikuda. Siin on hästi selline tunne, et ahah, ma võitsin selle mängu. Et see info tuleb niimoodi, et nagu kättesaadav kohe on, jah. Ja selline tunne, et ahah, et see info ongi kõik nüüd käes, et mis me sellega nagu edasi teeme. Aga nõukogu võtsin teise kaardina, et siin on hästi palju variante.
veel, kus võib tekkida mingi ülemõtlemine või isegi segadus. Võib-olla on see, et ükskõik mis otsuse sa esimese kaardiga teed, pead sa kellegile seletama, miks sa selle otsuse tegid. No ütleme, et tulebki suurem summa ja sa pead seletama kellegile, mida sa selle rahaga peale hakkad, kus sa selle said või tuleb sul mõni teine informatsioon. Kuna me räägime infost, siis mulle tundub, et sa ei tohi sul ei ole vaja tõsiselt seletada või väga tõsiselt seda ette kanda. Kuigi see nõukogu tuleb ja nagu ütleb, et ei, kõik me peame olema võrdsed ja kõike peame jagama ja kuidagi selliselt, aga mulle tundub, et siin selle raha või selle infoga sina ei ole kellegile midagi võlgu. Ei informatsiooni, ei raha, ma ei tea, aega, sina ei ole kellegile võlgu. Ei ole mõtet nagu seletada. Kui on võimalik, mina ütleks, ära seleta. Ja kolmas kaart, voog, et mis on siis õpetus selles olukorras. Pigem mulle tundub see, et ära anna alla. Mis iganes selle esimese kaardiga, selle infoga välja tuleb, nui neljaks ära anna alla. Et tead, mulle tundub, et see vaikselt kaob su elus ära. Ma loodan, et mitte see, et see raha kaob vaikselt ära, vaid see seletamine, see kuidagi enda väikseks tegemine, see kaob ära, et unustatakse ära, et info tuleb, siis tegeletakse infoga, tuleb uus info peale ja see info kaob ära niimoodi, et mulle tundub, et sa saad siis, kui see siukene trummipõrin on vaibunud, saad sina selle infoga tegelema hakata või rahaga või suhtega, mis iganes see on, kuigi mulle siin tõesti esimese kaardiga tuli rahakaart välja kohe, siis sa saad sellega rahulikult tegelema hakata. Et täitsa niimoodi, et mine varju selle kingitusega, mida sa esimese kaardiga said. Ära pane teisi tähele. Kes sa valisid kaardi ohverdus, siis vaatasin kohe tükk aega, siin on nii sellised ilusad värvid ja küsimus on, et missugune sõnum siis läbi selle kaardi sinu juurde tahab tulla. Vastupidi eelmisele lugemisele, kus peaks kingituse endale jätma, siis siin oleks vaja see kingitus natukene, no mitte just, vaat see ohverdus on siukene range sõna, aga siin peaks natukene laiali midagi jagama. Kui see on nüüd info, siis infot on meil kergem jagada. Kui see on nüüd füüsiline, materiaalne asi, siis seda on meil natukene keeruline jagada. Mulle tundub, et sul on vaja jagada niimoodi, et igale ühele niimoodi natukene alguses. Alguses jagad igale ühele ühe kommi, siis vaatad, loed, palju sul alles endale jääb. Nii, nüüd on vaja veel üks ring kommi saad jagada, siis jääb sulle piisavalt. Selline tunne, et sa pead natukene midagi ära andma, infot, materiaalseid asju, aga sa pead vaatama, et hästi tunduvalt rohkem jääks sulle endale. Hooaja jooksul on vaja jagada, siis jaga niimoodi, et sulle jääks rohkem. Ja teise kaardina, no miks mitte ei tule siis ravimiratas välja, mis kordab seda, vaata siin täpselt samuti jagab, 4 suunda jagab, põhi, lõuna, ida, lääs, igale natukene, on ju.
ja see kaart minu jaoks toob sulle toob sulle, kes sa selle valisid, toob, et kui sa niimoodi harmooniliselt jaotad, siis toob see nagu heaolu nii sulle kui nendele, kellele sa jaotad, kellega sa räägid või füüsilist asja on vaja jaotada. Et siin ka, et ära mõtle nagu liiga palju üle, et kui palju kellegile, et ei, see on nagu rohkem väärt või talle annan ma rohkem või ütlen rohkem, vaid vali see, et ei, igaüks saab selle, noh, ma arvan, et sa saad aru, kui ma räägin, et igaüks saab ühe kommi, on ju, igaüks ühe õuna, et sa tead, et on, igaüks saab siis ja mulle tundub, et keegi ei hakka nurisema, jah. Ma näen siin, et keegi ei hakka isegi nurisema, kui sa nagu ausalt ära jaotad ja nagu nad mõistaksid sind. Nad mõistaksid seda jaotamist. Ja kolmas kaart, kõristi, see on tagurpidi tulnud. Jah, see võib vahepeal selline tunne, et sa natukene mingeid nagu süümekad ikkagi natukene on, kas sellepärast, et sulle endale rohkem jääb, aga see on vajalik. Praegusel hetkel on see vajalik, et sinule jääb rohkem. Ja see kõrin mulle nagu tuleb sellega selline energia, eputamise kaart tuleb. Või eputamise tunne, et sa nagu ütleksid pärast, aga ma sain sellega hakkama. See ei ole hea ega see ei ole halb, see ei ole üldse see, aga ma näen, et sina tunned nagu hästi head meelt selle üle, et sa said hakkama, aga keegi paariline, keegi, kes sul lähedal seisab, see ei ole nagu eriti õnnelik. Talle tundus, et sa ei saa selle infoga, sa ei saa hakkama, aga sina said hakkama, nii et minu jaoks on need sellised positiivsed kaardid, et vaata, mis sa siis selle infoga peale hakkad ja šamaan ütleb, et võtame rahulikult ja vaatame edasi.